Meie eestlaste tiim, kellel selja taga lõbus 13-tunnine rongireis, oli lõpuks jõudnud koasse. Ubane ööbimispaik leiti väikelinnas Kalanguut. Nuriseda ei olnud nüüd ju enam millegi üle. Või siiski? Eestlane leiab ju alati, mille üle ilkuda. Kahju, et ei kasuta või ei ole prožektorit siin vee all põlemas. Tavaliselt on. See oleks efekt. Aga nad ei jaga sellest, ma arvan. Indias on ilusaks tavaks jätta pärast tubade koristamist voodile meeldiv üllatus. Puhastest käterättidest ja toas laiali olevatest esemetest on meisterdatud käteräti mehike. Palju põlema? Mis meil siin on? Uued käterätikud on toodud. Eesti ajakiri on käes. Minu pastapliiats. Ja minu päikseprillid. Vaata, ta on nägu ka tehtud pähe. Nina ja suu. Suu. Õhtul ringi käies saime kätte ka oma esimese õppetunni sellest, et turiste üritatakse ikka ja alati meeletult nöörida. Kõige suuremad kauplejad on loomulikult taksojuhid. Isegi siis, kui sul just hetkel taksot vaja ei lähe, püüavad nad sul oma teenust pähe määrida järgmiseks või ülejärgmiseks päevaks. One taxi 1200 rupees. Very cheap. Ja loomulikult peeti meid venelasteks. Kurat, aga me saaksime 200 homme. Homme saaksime 200. Karoshi price. Karoshi price. Good 600. Price. Pool tundi väsimatut kemplemist, aga taksojuht lihtsalt ei saa aru, et ei tähendab geid. Deal is off. You want a better price, no? No. We don't want you to lose your money. And that's why I think the offer is off. Because we got good price from Banji. Give me 2 minutes. I make you best price. 12 people, 1 car. Ja taksojuht võitles lõpuni. Küll mitte võidukalt, sest diil jäi ikkagi ära. Tingimiseks pidid valmis olema igas poes, isegi toidupoes. Õhtu hilja saad siin mingi pudeli rummi kätte 400, aga päevaks said 300 India raha eest. Tegelikult eile hind tõusis tänu sellele, et eile oli siin mingisugused valimised olid ja leti alt müüdi tegelikult nagu salakaupa, siis maksis rohkem lihtsalt. Õppige alkoholi keeluaeg müüakse ka alkoholi. Ja juuakse ka. Korralikust poest, kus juures. Ja juuakse ka, kus juures. Kõige kiiremini õppis kauplemise ära Inna, kes nahaalse kindlameelsusega alati vähemalt pool hinnast alla kauples. Palju ta alguses ütles? 900? Esimese hinna ütles mulle 900 ja nüüd ta pakub mulle hea hinnaga on 750. 500 maksimum. 500 ja maksimum. 500 maximum. 650. Now for you, really. You came back, I really respect. She gives you now 550 and that's it. That's the deal. Okay. Pärast paari väsitavat võttepäeva Airi muusikavideo tarvise leidsime, et nüüd on aeg taas teele asuda. Kõige raskem oli seekord lahkuda Innal, sest teda jäid taga igatsema terve pesakond hüljatud koerakutsikaid, keda oli 2 päeva toitnud. See on meie breakfast. Sai ja või. See on see kõige esimene kutsu, mis ma eile leidsin, keda ma söötsin. Ta vaevalt hoidis oma peake üleval. Ta oli peaaegu suremas. Praegu ta on unine. Vaata, kõhuke on punnis, söödud ilusti. Kahju, me läheme ära, ma ei tea, kes neid söödab. Siin on kutsikad, koerad ja need põrsad, kõik on oma vahel nagu sõbrad, sest et siin on Buddha selle järgi, nad sigu ei söö. Don't let them die, please. Eile sai siis tehtud tehing, et tuleb meile buss, oleme siin 20 minutit oodanud, ei midagi.
Nüüd lasin siis... Kui vend saaks meile bussi 2200 eest, kohe 25 minuti pärast oleks siin. Palju see enne hind oli? Ja kõik maksime ära bussi. 2600, ütlesid sinu oma rohkem isegi. Kui me oleksime Indiasse reisinud läbi mõne reisifirma ning vähemalt pool rohkem maksnud, poleks meil selliseid pisiprobleeme ju muidugi olnud. Kuid siis poleks me ka tõelist Indiat näinud. Järgmine sihtpunkt oli Paradiisirand Palole. Tallinnast me maksame.